tere tulemast siis Tööinspektsiooni eelmise aasta tegevuste ja meie vaates tööturul toimunu kohta ülevaate andmisele. Meil on valmis saanud aastaraamat või nimetame seda töökeskkonna ülevaateks, mis on ka juba meie kodulehel olemas. Ma kohe, kui ma sõna edasi annan, panen ka siia lingi chati, et siis kõik saavad lähemalt tutvuda. Selle tutvustuse salvestus tuleb peagi, loodetavasti juba täna õhtul, ka meie kodulehele ti.ee ning ka tööelu portaali üles, et saate sellega siis tutvuda või siis ka inimestele edasi saata, keda te teate, kes on asjast huvitatud. Ja seda meie tänast üritust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist tervist hoidev töökeskkond ja võrdsed võimalused igale tööelus osalejale aastatel 2021 kuni 2023. Pisut ka meie päevakorrast. Kohe annan sõna Maret Maripuule, Tööinspektsiooni peadirektorile, kes siis tutvustab eelmise aasta ülevaadet. Seejärel annan sõna edasi, et vaadata ka natukene, kuidas siis sellel aastal, kus siis sisuliselt see kriis ju jätkub, kuidas läheb, millised küsimused on tööelus osalejatel. Esmalt siis mõne sõnaga kirjeldab olukorda meie ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep ning seejärel nagu siis töökeskkonna vaatest annan palun Piret Kaljulal, meie töökeskkonna konsultandil siis kirjeldada, rääkida sellest oma vaatest, et kuidas meie töökeskkondades elu läheb. Ja küsimused, kuna meil on tund aega, ma palun kirjutage siia chati, et siis ma saan need edastada ja paluda õigel inimesel siis vastata. Kui me ei jõua nüüd selle meie koosoleku ajal vastata, siis kindlasti paneme need juba siis välja meie kas siis Facebooki lehele tööelu portaali, et vaatame, kus see on, või saadame otse osalejale, sest meil on teada, kes on küsinud, et püüame, et ikka iga küsimus saaks ka vastuse. Nii, aga annangi siit nüüd sõnajärje ja mikrofoni edasi Maret Maripuule, ole hea. Tere päevast, kontrollin ka, et kas mind on kuulda. On kuulda. On kuulda. Väga hea. Mul on väga hea tutvustada teile 2020. aasta töökeskkonna ülevaadet. Tööinspektsiooni missiooniks on luua kindlustunne tööelus osalemiseks ja oma igapäevase tegevusega aitame kaasa tööhõivet hoidva töökeskkonna loomisele ning ausale konkurentsile ja seda läbi ennetus, nõustamistegevuse, riikliku järelevalve ja töövaidluste lahendamise. Mõne sõnaga ka siis Tööinspektsioonist. Tagamaks meie teenistujatele konkurentsivõimelist palka on aasta-aastalt meie koosseis vähenenud, ehk kui 2016. aastal oli meid 115, siis lõppenud aastal oli meid 108. Tööinspektsiooni palgatase jääb 1400 kuni 1850 krooni vahele. Meie eelarve oli 2,92 miljonit ja sellest personalikulusi 2,4 ja majapidamiskuludeks siis 400 000 eurot. Kuid lisaks riigieelarveliste vahenditele on Tööinspektsioonil kasutada ka siis Euroopa Sotsiaalfondi rahad ja sellest me siis oleme katnud nii oma ennetus- ja nõustamistegevuse kulusi kui ka tööelu infosüsteemi TEIS arendamiseks. Ja neid rahasi on kokku siis 1,7 miljonit ja sellest üle 1,1 miljoni on läinud siis TEISi arenduseks. Kuid nii palju siis taustast Tööinspektsioonist läheme siis Eesti töökeskkonna juurde.
Meie andmetel kasvas eelmisel aastal 1% võrra ettevõtete arv, kus oli vähemalt üks töölepinguline töötaja ja neid oli üle 60 000. Samas Statistikaameti andmetel kasvas ettevõtete arv suisa 3% ehk siis ettevõtteid Statistikaameti andmetel oli üle 137 000. Erinevus nendes numbrites tuleb sellest, et Tööinspektsioonil on järelevalve õigus nende ettevõtete üle, kus on vähemalt üks töölepinguline töötaja ehk et meie järelevalvega on kaetud 44% ettevõtetest. Kui nüüd keegi sai idee, et vältida tööinspektori külaskäiku ja vormistada oma töölepingud kõik ümber võlaõiguslikeks lepinguteks, siis see väga ei päästa, sest Tööinspektsioonil on õigus lepinguid ümber hinnata ehk et kui töötaja allub ikka tööandja juhtimisele ja kontrollile, siis võlaõiguslik leping ei sobi kohe kuidagi. Samuti näitas eelmine aasta ka seda, et erinevate toetuste saamiseks oli vaja töölepingulist suhet ja me nägime ka seda, kuidas mitmed võlaõiguslikud lepingud sõlmiti ringi. Kui nüüd eelmine slaid näitas seda, et ettevõtete arv kasvas 1%, siis siin on näha, et hõivatute arv aga vähenes 2% võrra, mis tähendab seda, et tööturul oli 14 700 töökätt vähem kui aasta tagasi. Ja Tööinspektsiooni järelevalve all on 84% töötajatest. Siin on näha, kuidas meie ettevõtted jagunevad. Kõige rohkem on meil arvuliselt siis mikroettevõtteid, mida on siis 87,3% kõikides ettevõtetest ja võrreldes 2019. aastaga mikroettevõtete arv kasvas 1% võrra. Samas suurettevõtteid, kus töötab üle 250 töötaja, on vaid 0,4% ettevõtete arvust, kuid seal on jätkuvalt kõige rohkem hõivatuid ehk suurettevõtetes töötas üle 182 000 töötegija. Tegevusalade lõikes vaadatuna on Eestis enim ettevõtteid kaubandussektoris natuke üle 10 000, teisel kohal on ehitusvaldkond üle 7700 ettevõtte ja kutse- ja teadustegevuse alal ligi 6900. Suuruselt 4. kohal on kinnisvarasektor, kuid siin on oluline meeles pidada ka seda, et kinnisvarasektori juurde loetakse ka korteriühistud. Ettevõtete arv töötlevas tööstuses tervikuna jääb 5. kohale, kus on ligi 5200 ettevõtet. Kui aga vaadata, kus töötavad meie töötajad, siis on meil 2 suuremat valdkonda, töötlev tööstus ning kaubandus, kus kokku töötab ligikaudu 1/3 Eesti töötajatest. Samas lahtivõetuna saame öelda, et enim töölepinguliseid töötajaid on kaubanduses ehk üle 88 000, avalikus halduses üle 58 000 ja tervishoius üle 37 000. Kuigi 16% hõivatutest töötab just töötlevas tööstuses, siis lahtivõetuna suurimaks tööstusharuks Eestis on metallitoodete tootmine oma 34 000 töötajaga. Kõige suuremad muutused aasta jooksul toimusid majutus- ja toitlustusvaldkonnas, kus kadus üle 4000 töökoha, haldus- ja abitegevuses jäi vähemaks 3600 töökohta ja ka ehituses on töötegijaid jäänud 2500 võrra vähemaks. Samas tervishoiusektor on see, kus ligikaudu 900 töökohta on juurde tekkinud. Kui nüüd eelmise aastast millegi üle rõõmu tunda, siis see, et eelmisel aastal tööõnnetuste arv vähenes 14% ja eriti hea meel on sellest, et vähenes nii raskete tööõnnetuste kui ka surmaga lõppenud tööõnnetuste arv. Ja siin on siis näha, kuidas kriis konkreetselt
tööõnnetusi mõjutas ehk et kui tulid nii-öelda piirangud, kuidas siis tööõnnetuste arv kukkus ja kuidas järk-järgult piirangute kaotamine viis tööõnnetused tagasi 2019. aasta tasemele ja kuidas uus viiruselaine taas kord hakkas õnnetusi vähendama. Siin on nüüd näha, et kui me räägime absoluutarvudest, on kõige suurema õnnetuse arvuga maakond Harjumaa, kuid pilt muutub, kui me taandame õnnetused 1000 töötaja kohta, siis on keskmine tööõnnetuste arv 1000 töötaja kohta 5,5, mis näitab, et Harjumaal on tööõnnetusi vähem kui Eesti keskmine. 1000 töötaja peale taandatult juhtub enim tööõnnetusi Lääne-Virumaal, Järvamaal ja Võrumaal. Jätkuvalt tekitab küsimusi Ida-Virumaa number, sest vaadates, mis tegevusaladega seal tegeldakse, tundub uskumatuna, et Ida-Virumaal on 2 korda ohutum kui Lääne-Virumaal ning sama ohutu kui Raplamaal oma 65 tööõnnetusega aastas. Ehk et siin on karta, et äkki toimub tööõnnetuste varjamine. Väljaspool Eestit toimus 2020. aastal 129 tööõnnetust, mis oli 49 tööõnnetust vähem kui aasta varem ja enim ikkagi juhtus tööõnnetusi Soomes ehitajatega ja Rootsis siis veoautojuhtidega. Ja siin on siis näha tööõnnetused absoluutnumbrites ehk et siin on toimunud üks oluline muutus ehk aasta tagasi oli kõige rohkem tööõnnetusi metallitööstuses, siis järgnes ehitus ja kaubandus, siis nüüd on absoluutnumbrites esikohale tõusnud kaubandus. Samas raskeid tööõnnetusi toimus jätkuvalt enim ehituses, kaubanduses ja metallitööstuses. Sellelt slaidilt on selgelt näha, et kuigi absoluutarvudes on kõige rohkem õnnetusi kaubanduses, aga kui taandada õnnetused 1000 töötaja peale, siis jääb kaubandus oma õnnetuste arvuga sinna Eesti keskmise juurde. Ja selle järgi siis kõige rohkem õnnetusi või ütleme võimalus õnnetusse sattuda on kõige suurem puidutööstuses, toiduainete tööstuses ja metallitööstuses. Kellega siis juhtub kõige rohkem õnnetusi? 65% õnnetusi juhtub meestega ja kõige rohkem satuvad õnnetusse mehed vanusegrupis 25–34. Samuti me saame oma andmete pealt öelda, et 35% õnnetusi juhtub töötamise esimesel aastal, mis on kindel vihje tööandjatele, et juhendamine ja väljaõppe on see võluvits, millega saab õnnetuste arvu viia madalamale. Meeste ja naiste õnnetuste sattumise erinevus kaob vanusegrupis 55–64. Ehk tegemist on selle vanusegrupiga, kus enam väga tihti tööd ei vahetata, vaid ollakse oma tööandja juures töötatud juba pikemat aega. Ehk teisisõnu, riskigrupiks on ka staažikad töötajad, kellel on olemas oma parimad teadmised ja oskused, kuid see parim teadmine ja oskus võib kaasa tuua ka selle tähelepanu hajumise. Ja siit meie teine soovitus tööandjatele, et regulaarne sisekontroll ohutusmeetmete järgimise üle on see, mis aitab hoida töötajate valvsust ja ennetada tööõnnetusi. Ja sellel slaidil on siis näha, mis elukutsete esindajad satuvad siis kõige rohkem tööõnnetustesse. Meeste puhul on esikolmik ehitajad, veoautojuhid ja keevitajad ja naiste puhul siis poemüüjad, loomakasvatajad ja hooldajad tervishoiuasutustes.
Siin on siis näha, kuidas tööõnnetused jagunevad ettevõtte suuruse järgi. Kui suurettevõtetes oli 80% kergeid tööõnnetusi ja 20% raskeid ja ei ühtegi surmaga lõppenud tööõnnetus, siis mikroettevõtetes oli proportsioon teine, kus 61% on kergeid õnnetusi, 37% raskeid ja 5 surmaga lõppenud õnnetust. Nende numbrite põhjal võib eeldada, et mikroettevõtetes, aga ka väikeettevõtteid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kui vaadata, jäetakse nii-öelda kergematest juhtumitest võib-olla teatamata või neid aetakse sassi olmetraumadega ja siin võib olla üheks probleemiks ka see, et sellises mikroettevõttes, kus on 1–9 töötajat, võib olla selline petlik arvamus, et ma ei peagi seda riskianalüüsi tegema, meid on nii vähe nagu üks pere, me saame töö käigus riske hinnata ja neid siis jälgida, aga statistika näitab, et selline lähenemine toob endaga kaasa raskemate tagajärgedega õnnetused ja ka surmaga lõppenud juhtumeid on sellises puhust kergemad tulema. Ehk et eelmisel aastal oli 5 surmaga lõppenud tööõnnetust mikroettevõttes, 3 väikeettevõttes ja 1 keskmise suurusega ettevõttes. Ja mis on siis need tööõnnetuste peamised põhjused? Ehk et aastast aastasse on esikohal kontrolli kaotamine masina, transpordivahendi, käsitööriista, objekti ja looma üle, siis alati teisel kohal olnud inimeste komistamine, kukkumine, libastumine, vähenes märgatavalt, 2019 oli see õnnetuste arv 25%, eelmisel aastal 19% ja see on just tingitud sellest, et kontoritest on kolitud koju ja nii-öelda kontorite tavapäraseid õnnetusi oli eelmisel aastal vähem. Aga miks me siis ikkagi räägime tööõnnetustest? Ehk et me räägime sellest, et lisaks sellele kahjule, mida see toob kaasa konkreetsele inimesele ja tema lähedastele, kes on sattunud õnnetusse, on see kahju tegelikult suurem. Eelmisel aastal jäi tööõnnetuste tõttu tegemata 1,1 miljonit töötundi. Kuigi tööõnnetuste lehtede arv eelmisel aastal vähenes, sest tööõnnetusi oli vähem, siis lehtede pikkus aga võrreldes 2019. aastaga kasvas. Ja siin slaidil on siis näha veel see põhjendus, kuidas me peaksime väga tõsiselt suhtuma ennetustegevusse, et tööõnnetuste arvu viia miinimumine on just nimelt see kulu, mis üks tööõnnetus toob kaasa siis tööandjale, riigile ja ühiskonnale. Ja nagu te näete, siis selle ühe tööõnnetuse kulu aasta-aastalt on kasvanud ja eelmisel aastal siis just eelkõige riigi kulude kasv on suurenenud. Ja kui 2019. aastal oli kogukulud riigile 9,2 miljonit, siis sellel aastal juba 10,9 miljonit. Eelmisel aastal see kulu ühiskonnale vähenes, sest tööõnnetusi oli vähem ja ka surmaga lõppenuid õnnetusi oli vähem. Aga kindlasti on need numbrid, millega ei saa kuidagi leppida. Siin on nüüd näha, kuidas aasta-aastasse on muutunud kutsehaigestumise ja töös põhjustatud haigestumise teatamine.
Siin kindlasti me ei saa ütelda, et kutsehaiguste arvu vähenemine on tingitud meie heast töökeskkonnast, vaid pigem sellest, et kutsehaiguste diagnoosimine on väga keeruline. Ja tooksin siin võrdluseks Soome, sest et ma usun, et kui me võrdleme Eesti töökeskkonda Soome töökeskkonnaga, siis kindlasti on meil veel palju minna, et Soome kinni püüda. Aga 2017. aasta andmete põhjal oli Soomes 11,9 juht kutsehaigust 10 000 hõivatu kohta, siis Eestis võrdluseks samal ajal oli 0,3 kutsehaigust 10 000 hõivatu kohta. Nii et ma väga loodan, et need plaanid, mis Sotsiaalministeerium on endale eesmärkideks seadnud siin sellel ja järgmisel aastal reformida töötervishoiusüsteemi, aitab ka kutsehaigestumiste ja tööst põhjustatud haigestumistega paremini tegeleda. Ja läheme siis üle järelevalve juurde. Ehk et ühe tööinspektori kohta oli eelmisel aastal siis 1480 ettevõtet ja 13 477 töötajat. Ja meie teeme järelevalvet seal, kus on siis rohkem tööõnnetusi ja fookus oli siis eelkõige ehituses, kaubanduses ja veejaonduslaonduses. Ja siin on näha ka seda, kuidas meie järelevalvet mõjutas siis COVID-viirus ehk et kui märtsis eriolukord kuulutati, siis meie järelevalve maht vähenes. Meil hakkasime jälle järelevalvega rohkem tegelema, kui me saime ennast varustatud vajaminevate isikukaitsevahenditega, et ennetada võimalikku nakkusohtu ja kuni eriolukorra ajal me ei teinud üldjärelevalvet, vaid me reageerisime konkreetsetele vihjetele ja kaebustele. Siin on näha, kuidas COVID mõjutas ka lähetatud töötajate arvu ehk et neid jäi vähemaks ja suurimad probleemid olid eelmisel aastal seotud välismaalastega, kes töötasid ehitusobjektidel ja siis nende puhul oli siis peamiseks mureks ka erinevad nii tööõiguse kui ka töökeskkonnast tulenevad probleemid. Ja siis nii-öelda viirus, mis eelmisel aastal meie tegevusi pärssis, mõjutas ka seda, et võrreldes 2019. aastaga vähenes ka laste ja noorte tööle võtmine. Küll aga on hea meel selle üle, et aasta-aastalt on kasvanud töölepinguga hõlmatud laste ja noorte arv, kes siis tööd teevad. Ja mis on siis need suurimad probleemid Eesti töökeskkonnas Tööinspektsiooni pilgu läbi, mida me oma järelevalves saame välja tuua? Ehk et jätkuvalt on kõige suuremaks probleemiks see, et tegemata on töökeskkonna riskianalüüs või see ei vasta tegelikkusele. Mis tähendab seda, et kui riskid on hinnatud, ei oska tööandja suunata töötajad, kuidas võimalikest ohtudest ennast hoida ja see võtab ära ka võimaluse siis rakendada võimalikke meetmeid, et tööõnnetus võiks tekkida või et see riskiolukord viia miinimumini. Jätkuvalt on probleemiks see, et töötajad on jäetud juhendamata ja nad pole saanud õiget väljaõpet ehk et kui ma meenutan, et 35% õnnetusi juhtub töötamise esimesel aastal, siis just nimelt juhendamine ja väljaõpe on see, mis tagab selle, et töötajad õnnetustesse ei satuks. Ja kolmandana tooksin välja, et töövahendid ei vasta nõuetele, nii et ka see sisekontroll, mis peab tagama selle, et töövahendid oleksid ohutud, on kindlasti üks asi, millega tööandjad peavad tõsiselt tegelema.
Ja töösuhetes tooksin siis välja selle, et peamised probleemid on töölepingu seaduse paragrahv 5 ehk teavitamiskohustuse tegemata jätmine, kus ei ole töötajale antud teada tööajast, töötasu maksmisest ja siis konkreetsetest töökorraldustest. Meie teine teenus on siis nõustamine ja ennetus ja mis siis eelmisel aastal toimus. Eriolukord, COVID-i viirus tõi kaasa selle, et 43% kasvas vajadus meie teenuste järele ehk et meile laekus üle 73 000 nõustamissoovi, meile tehti üle 19 000 kõne rohkem ja me vastasime üle 2800 kirjale rohkem kui aasta tagasi. Ja ühe nõustamisjuristile oli aastas siis nõustada 2844 inimest. Ja siin on siis näha, kuidas COVID mõjutas meie infotelefoni ja e-kirjadele vastamist. 12. märtsil, kui kuulutati välja eriolukord, kasvas kõnede arv meie infotelefonile 188%. Mis alguses oli meie vaates väga keeruline, sest meie see tavaline valmisolek ei vastanud nendele ootustele. Me muutsime oma töökorraldust, kuna ma ennist ütlesin, et eriolukorra ajal me tegime järelevalvet ainult vihjete ja kaebuste põhjal, siis ka paljud tööinspektorid ja meie teised teenistujad tulid infotelefonile appi, et siis saavutada see, et ikkagi tagada vähemalt 80% kõnedele vastamine. Ja siin on siis näha, mis on need enim muret tekitanud teemad ehk et kõige rohkem pöörduti meie poole seoses koroonaviirusega, teisel kohal olid siis koondamisega tekkinud küsimused ja kolmandal siis töötasu vähendamine. Eelmisel aastal me konsulteerisime 104 ettevõtet, kus siis 63% juhtudel tööandja kutsus meid ise ja 37% meie konsultant pakkus oma teenust siis tööandjale. Kuigi olukord oli keeruline, toimus eelmisel aastal ikkagi ka 2 kampaaniat. Üle-euroopaline kampaania tervislikud töökohad vähendavad koormust ehk et kus selle kampaania jooksul me tahame suurendada nii tööandjate kui töötajate teadlikkust, kuidas siis oma tööd nii korraldada, et inimeste tervis ei satuks ohtu just nimelt erinevate raskuste teisaldamisel. Ja teine teema oli koostöös siis Norraga, kuidas siis tagada inimestele erinevates riikides teadmine nende õigustest. Nagu igal aastal andsime me ka eelmisel aastal välja hea töökeskkonna auhinna, kui me tavaliselt anname välja töökeskkonna auhinna suurettevõtete ja väikeettevõtete kategoorias, siis eelmisel aastal jäi väikeettevõtete puhul auhind välja andmata, sest ütleme, see eriolukord väga tõsiselt lõi just nimelt väikeseid ettevõtteid, kellel ei olnud sellist võimekust siis kandideerida ja oma töökeskkonna saavutusi meile tutvustada. Aga Ericsson Eesti AS eelmisel aastal oli siis parim töökeskkonnaga ettevõte. Ja kui ma ütlesin, et vajadus meie nõustamise järele kasvas, siis eelmisel aastal kasvas ka meie tööeluportaali külastus 47% ja mul on hea meel, et selle aasta maikuuses me saame oma tööeluportaali uuendada ehk et praegu on meil arendus käimas ja ma loodan, et
maist alates on meie tööeluportaal veel kasutajasõbralikum ja me saame veel paremini jagada infot nii tööandjatele kui töötajatele, kuidas töösuhetes omavahel hästi läbi saada ja kuidas luua ohutu ja tervist hoidev töökeskkond. Ja meie kolmandaks teenuseks on siis töövaidlused ja ka siin nii-öelda kasvas vaidluste arv ehk et 2020. aastal tõusis töövaidluste arv 14%, mis on 423 avaldust rohkem kui 2019. aastal. Ja siin slaidil on näha, kuidas siis töövaidluste laekumine erinevatel kuudel siis on kasvanud ehk et maikuu oli siis see töövaidluste kasvu hüppeline tõus. Mul on hea meel, et eelmise aasta lõpust on töövaidluste arv vähenenud ja ta on jätkuvalt väiksem olnud ka esimeses kvartalis, kui me võrdleme siin aastaga 2019. Enim laekus meile avaldusi ehitussektorist, samuti majutus ja toitlustus ja kaubandusest. Ja erinevad tööandjad, kellega meil tänavu või eelmisel aastal vaidlusi oli siis 1525 erinevat tööandjat. Ja siin on siis näha, kuidas on jagunenud rahalised nõuded ehk et kõige rohkem oli rahalisi nõudeid üle 35%, mis oli siis üle 3200 euro. Ja kui me vaatame, et miks Tööinspektsiooni töövaidluskomisjoni pöördutakse, siis ikkagi esikohal on töötasunõuded, aga on kasvanud ka muud mitterahalised nõuded. Ja siin on siis näha, mismoodi on vaidlused siis lahendatud saanud ehk et 75% töövaidluskomisjoni poole pöördujatest on töötajad, siis ülejäänud tööandjad ja tihti on küsitud, et kelle huvides või kellele soodsamalt otsuseid tehakse, siis siin slaidil on näha, kuidas on ühe või teise pöörduja puhul siis töövaidluskomisjon otsustanud ehk et 22% juhtudest on töötajate avaldused rahuldatud ja tööandjate avaldusi rahuldatud 11%. Kui me nüüd räägime kompromissidest, siis siin 37% kompromisse on nendel juhtudel, kui on siis pöördunud tööandja. Ja kui me siis 2020. aasta kokku võtame, siis me saame öelda, et mitte ühelgi varasemal aastal pole nii palju tähelepanu pööratud töökeskkonnale ehk et COVID-19 pani nii tööandjaid kui töötajaid mõtlema sellele, kuidas töökeskkonda kujundada selliselt, et oleks ohutu, tervist hoidev, et nakkumine ei toimuks. Et ma arvan, et tänasel päeval ei ole mitte ühtegi tööandjat, kes ei mõista, kui oluline on riske hinnata ja kui oluline on töötajatele jagada isikukaitsevahendeid ja ma usun, et ka enamus töötajaid on aru saanud sellest, et isikukaitsevahendite õige kasutamine aitab kaasa ka sellele, et nii-öelda viirust saab seljatada. Eelmisel aastal, nagu te nägite, kasvas hüppeliselt meie telefonist info saamise soov. Positiivne oli see, et tööõnnetuse arvud vähenesid ja kahjuks töövaidluste arv kasvas. Kui aga siis lõppenud aasta kokku võtta, siis ma arvan ja väga loodan, et nii-öelda see töökeskkonna olulisuse teadvustamine on see, mille me võtame kaasa ka 2021. aastasse ja mõistmine, kui oluline on töökeskkond, kui oluline on töökeskkonnale tähelepanu pööramine, et see saab meid kõiki alati saatma. Ja nagu ikka, et kui
tööelus tekivad küsimused, siis Tööinspektsioon on nõus alati teile toeks tulema. Meie infotelefon töötab iga päev 9:30. Te saate kutsuda oma ettevõttesse meie töökeskkonna konsultandi, kes aitab leida parimaid lahendusi, kuidas muuta töökeskkond ohutuks. Tänan teid. Aitäh, Maret, väga põhjaliku ettekande eest. Siin infot oli väga-väga palju. Te saate, mille üle tahaks kindlasti pikemalt arutleda ja tekib inimestel ka veel küsimusi, kui te saate siin rahulikumalt vaadata. Niikaua, kui te ka oma mõtted kogute, meil siin chatis on juba väike arutelu käimas. Aitäh, Meeli, operatiivse kiire vastamise eest. Et see kindlasti see küsimus praegusel ajal vaimse tervise kohta tekitab küsimusi paljudele. Aga ma läheksin siit edasi ja annaksin sõna Kaire Saarepile, meie ennetusosakonna juhatajale, kes siis annab meile väikese pildi sellest, kuidas selle aasta esimestel kuudel läinud on ja mis just eriti töösuhete vallas inimestele muret tekitab. Ole hea, Kaire. Tere! Ma eeldan, et mind on hästi kuulda. Kui ei ole, siis lehvitage. Räägin siis ennetusosakonna tööst, mis siis see aasta on meil nii-öelda toonud. Et kui eelmine aasta seal märts, aprill, mai meil kõnede arv jõuliselt tõusis ja aasta lõpus nii-öelda läks natukene tavapärasemasse rütmi, siis see aasta on iga kuu natukene kasvanud. Ja nüüd märts oli meil üle 5500 kõne tehtud, mis, kui jätta eelmise aasta aprill-mai kõrvale, on tegelikult rekord. Ehk siis, et sellises üsna tõusvas joones vastame kõnedele, vastame kirjadele. Et kui kirju meil tavapäraselt 5606, siis märtsis oli juba 800. Ehk siis, et selline tõusev trend on täiesti olemas. Aga teemade poolest siis kõige rohkem küsitakse saamata ainult töötasu, mis ilmselt ei ole väga suur üllatus, sellepärast et see on olnud aastast aastasse nii ja koroona ajal see tõusis ja töövaidluskomisjonide statistika näitab tegelikult täpselt seda sama statistikat, et selle kohta küsitakse kõige rohkem nii telefonis kui kirjades. Mis on nüüd uuemad teemad on paragrahv 35, et kui meil eelmine aasta oli 37 selline kõige läbivam uuem teema, siis see aasta on 35 rohkem küsitud, et just, et kuidas rakendada, milline teade peab olema, eelkõige siis Töötukassa töötasu tingimuste või toetuste vaates siis on see esile kerkinud, küsivad nii töötajad kui tööandjad. Keskmise arvutamise vaates, kuidas see töötasu peaks kujunema ja see on selline viimastel nädalatel hästi läbiv küsimus. Siin, kui eelmine aasta, kui just tuua neid erinevusi, siis eelmine aasta jäi kohati kõrvu ka sellist ütleme, et seda Töötukassa hüvitist ja haiguslehte taheti korraga kasutada ja selliseid natuke negatiivsemaid trende ka, et siis see aasta seda praktiliselt ei ole. Kindlasti või ma eeldan, et te kindlasti küsite, et vaktsineerimise kohta, sellepärast, et meediast on see väga tugevalt läbi käinud ja meile endale tundub ka, et meedia tunneb meie vastu palju rohkem huvi, vähemalt mõned nädalad, kui see vaktsineerimine on jälle meedias, et siis meediapäringute arv on ka meil hüppeliselt tõusnud. Siis kusjuures huvitaval kombel vaktsineerimise küsimusi on väga vähe. Ma vaatasin, et meil ütleme siin jaanuarist märtsi lõpuni on siin mõnikümmend, 30, midagi sellist ja need enamasti on sellised küsimuse sisu on olnud just see, et kuidas seda saaks rakendada, mis peavad olema eeltingimused, et sellist hästi pigem nagu küsitakse informatsiooni, et ei ole sellist emotsionaalset laetust nende küsimuste taga väga palju olnud, nii nagu meediast on see väga tugevalt läbi käinud, et see on minu jaoks natukene nagu üllatav, et tunduks nagu see oleks meil iga päev nõustamises sees meediapildi järgi, siis tegelikult see nii ei ole.
vähem on küsitud nüüd välismaalaste kohta või välismaalased ise pigem võib-olla, et kui üldse enne koroonakriisi, siis välismaalaste kõnede arv, meile vähemalt telefonis ütlesid, et nad on tulnud kas Ukrainast või Valgevenest või teistest riikidest, et ta iga-aastaselt on tõusnud, siis see on selline natuke tunnetuslik, aga selle kohta meil väga head statistikat telefonis ei ole, et mis riigi kodanik meil helistab, aga juristid on öelnud, et tunnetuslikult tundub neid kõnesid olevat oluliselt vähem. Ja mis on tõusnud teemadest, mis on iga aasta tõusnud, et see ei ole ainult koroona teema, on töökiusamine. Et igas vormis, kas ta siis töötaja tunnetab seda või tööandja otsib lahendusi, et neid küsimusi on täiesti seinast seina, et isegi ei oska öelda, et kas see probleem on teravam või seda lihtsalt osatakse paremini teadvustada, küsitakse riskianalüüsi vaatest, lahendamise vaatest, kuidas töövaidlustes selle sama teemaga võiks läheneda, kas on olnud sarnaseid vaidluseid ja ütleme kõikide küsimuste selline läbiv vaade, jälle selline natuke tunnetuslik, aga hästi paljud küsimused just telefonis, kui küsid ükskõik kas töötajalt või tööandjalt, et kas te teise poolega olete suhelnud sellel teemal, siis väga tihti on vastuseks ei. Ja hästi tihti küsimuse püstitus hakkab nii, et teine pool ütles mulle midagi, saatis mulle midagi ja ma ei saanud sellest päris hästi aru. Ehk siis selline suhtlemise pinnalt tekkivad küsimused või siis vähese suhtlemise pinnalt tekkivad küsimused. Et ükskõik, mis see teema, siis on ta siis töötasuga seotud, kiusamisega seotud, seesama 35 arvutamine, midagi muud, aga hästi palju sellelt pinnalt, kui kuidagi üldistada, mis meil siit nõustamisest läbi käib, et sellelt pinnalt päris palju tuleb küsimusi. Aga ma arvan, et ma lõpetan oma väikese kokkuvõttega. Kui on küsimus, siis loomulikult kirjutage kas siia chati või siis helistage meie nõustamise telefonile ja ma annan sõna Kristelile. Aitäh, Kaire. Jah, tõesti, pange kirja, kui küsimusi tuleb, võite ka seda teha pärastpoole, saata meile erinevate kanalite kaudu, oleme avatud ja vastame meelsasti. Aga vaatame nüüd, kuidas on töökeskkonnas läinud sellel aastal. Ja Piret, ma näen sind, ole hea, võtta sõna. Mis nüüd töökeskkonna vaates kriisiaasta või kas või võrdlus eelmise aasta sama ajaga, siis ma ütleks, et meil on hetkel küll küsimused, mis tulevad, on sellised tavapärased töökeskkonnaalased küsimused, et kui Kaire ütles, et siis neil enamus küsimusi, mis juristidele tulevad, on ikkagi seotud selle kriisiga, siis meil on täiesti tavapärased töökeskkonnaalased küsimused praegu. On selleks siis töökeskkonnavoliniku valimine, küll selle vaatega, et kuidas me praegusel ajal ja kas me saame korraldada. Aga need puhtalt kriisiaja küsimused olid meil rohkem teemaks siis, kui näiteks hakati maskide kandmist nõudma, siis oli neid küsimusi nii tööandja poolt, et kas me saame selle kohustuse töötajatele panna, et nad peavad maski kandma ja siis töötajate poolt, et kas ma päriselt ka pean seda maski kandma, kui tööandja siis tahab, et ma seda maski kannaksin. Aga mis on sellised, see teema, mida võib-olla tahaks rääkida, on see, et arusaadavalt inimesed on väsinud. Me oleme kõik nendest piirangutest ilmselt juba väga väsinud ja kuna praegu numbrid on languses ja võib-olla see kaua oodatud vabadus terendab nagu lähitulevikus ees, siis tegelikult täna, ma arvan, ei ole veel see hetk, kus hakata ka töökeskkonnas neid reegleid nii-öelda lõdvendama, vaid jätkuvalt on oluline hoida distantsi, kanda maski ja see natukene aega veel vastu pidada. Ja loodetavasti me siis nagu eelmine aasta saame kevadel siis naasta enam-vähem normaalse elu juurde. Mis on nüüd tööandjate puhul võib-olla oluline, mida Kaire ka korra mainis, on see suhtlemine. Et hästi palju teemasid, mis meieni jõuab, ka töökeskkonna vaates tegelikult ongi seotud sellega, et tööandja mõtleb midagi välja, on see siis uus reegel, muudab ta mingisugust töökorraldust ja ta töötajatele neid tagamaid tegelikult ei selgita. Selles mõttes, et
võib-olla paneb seina peale kirja, kus on 2 reaga selgitatud, et näiteks me peame nüüd kandma maski. Aga kuna ta seda rohkem ei selgita, siis tegelikult töötajatel tekib tohutult palju küsimusi ja siis nad küsivad neid küsimusi meie käest. Meie neid tagamaid enamasti ju selgitada ei oska, et miks tööandja konkreetselt mingisuguse reegli on kehtestanud. Et võib-olla tööandjatele soovitus selgitada töötajatele, miks mingeid asju on vaja teha ja tänases olukorras, kui kõik on väsinud, siis võib-olla pöörata sellele inimeste vaimsele tervisele rohkem tähelepanu, et need töötajad töökohale siis päris ära ei närtsiks, vaid et inimesed jõuaksid siis kuidagi piirangute lõpuni niimoodi tegusad ja toimekad olla ja loodetavasti sealt edasi läheb juba lihtsamaks. Aga just see, et praegusel hetkel eriti jälgida oma töötajaid, et kui kellelgi on ikka see sära silmist päriselt ära kadunud, et siis uurida, mis selle põhjuseks on ja kas tegelikult tööandja saab kuidagi aidata seda sära tagasi tuua. Ja ma sain oma need mõtted, mis mul on siia ette paberile kirja pandud, ma sain need nüüd ära rääkida, et ma annan äkki sõna Kristelile tagasi. Vaatame, nüüd on tekkinud aeg küsimusteks. Meil siia chati on siin üks küsimus on ilusasti ära vastatud. Küsin, kas keegi tahab nüüd praegu otse mikrofoniga oma häälega esitada mõne küsimuse. Kas on tekkinud mõni mõte, mida tahaks pärida praegu? Tundub, et ei ole, sest mõistetavalt informatsiooni on olnud palju, see kõik vajab läbimõtlemist. Panin siia chati lingi, kus te saate siis vaadata tutvuda lähemalt meie töökeskkonna ülevaatega. Kui tekib mingeid küsimusi, siis võite kirjutada, võite meie Facebooki konto kaudu küsida, helistada meie nõustamisjuristi telefonile. Võite kutsuda ka oma töökeskkonda konsultandi, et me saaksime teile toeks ja abiks olla, et veel nüüd need viimased pingutused teha, et siis suvele julgemalt vastu minna. Kui nüüd ei ole kellelgi tekkinud küsimusi, mida tundub, et ei ole, siis tänan teid, tänan kõiki esinejaid ja soovin kõigile head tervist ja ilusat alanud kevadet. Head päeva teile!